Absoluutselt, ja see empaatia, et me siis sealt ekraani tagalt ikkagi näeksime seda teist inimest. Et kui ma nüüd AI konverentsidel olen käinud, siis mind on teinud natukene ka murelikuks see, et me tuleme ajastust, kus turundusinimesed teavad ka, et me ikkagi kliente vaatasime kui ühte suurt andmebaasi. Et nad on seal kuskil, me toome midagi turule, lansseerime ja siis jääme pöidlad pihus ootama, et asi lendaks. Aga kui ei lenda, siis lihtsalt ärme sellest räägi ja kas me siis ka analüüsime kokkuvõtteid teeme, see on ka ise asi. Aga nüüd, kui on siis AI, kes justkui annaks meile seda personaalsust juurde, et ta teeb ära selle suure musta töö, et mis on need minu ostuharjumused näiteks olnud, eks, ja pakkuda ainult seda, mis mind huvitab. Aga kui ma nüüd jälle telgitagustes kuulan, kuidas sellest räägitakse, on ikkagi see, et me räägime suurtest andmemahtudest. Ja see on ka põhjus, miks ma teda tänast teemat nagu nii oluliseks pean, et me ei tohi töös ära unustada inimest. Et äri on inimeste vaheline. Et me ei saa rääkida business to business ega business to customer suhetest, me räägime tänasel päeval ikkagi human to human ehk inimeste vahelistest, ükskõik millistest suhetest. Mida kliendid tahavad? Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnoberg.